Isitund. Mis sa soovid? Ma tarvitsen lämmä. Sina No nii, meilt on küsitud palju küsimusi. Me panime need paberi peale kirja ja kuna me ei taha, et see väga pikaks läheb, siis proovime vastata 6 küsimusele, aga neid oli umbes 20. Ja me võtsime välja sellised küsimused, mida nagu reaalselt iga päev eestlased küsivad ja siis me proovime vastata nii ausalt, kui me saame ja enda kogemuse põhjalt, sellepärast et igal ühel on siin omad kogemused ja meie kogemused on sellised. Esimene küsimus. Mis tööd te siin teete? Mina puhkan. Teen ka vahepeal DJ-tööd. See on mõningad Eesti peod, kus ma olen mänginud juba. Ja tulemus on veel üks pidu, kus ma mängin. Siis ma tegelen transpordiga. Transpordin oma kallist naist kinnisvara objektide vaatamisele. Ja kui kellelgi on midagi põnevat pakkuda neti teel näiteks, siis ma olen valmis. Mina siis olen kinnisvara peal, teen siis rendiga tegelen, pigem siis pikaajalise rendiga ja müügiga ja siis see tundub nagu imeliselt lihtne, aga see, et sa selle objektini siin jõuaks koos kliendiga, siis see võtab mitu päeva aega, et neid kohtumisi kokku leppida, et neid plaane teha, et neid pilte saata, et seda infot jagada. Ja see on see põhiasi. Ja meil nagu veab lihtsalt sellepärast, et me teeme seda koos, sellepärast, et üksi ma ei tea, kas ma seda teekski, sest ma ei sõida autoga ja ma ei tahagi siin sõita autoga ja siis mul on autojuht ja mul on logistik ja siis mina lihtsalt astun autosse ja siis pannakse mul Google Maps ja siis me jõuame sinna ilusti kohale. See on lühidalt, mis me siin teeme. Järgmine küsimus on siis tulnud, et mida on siin pensionäril teha? Ja pensionäril on siin täiega äge, sellepärast, et kui sa oled pensionär siin Costa del Soli piirkonnas, kus meie elame, siis siin on rannapromenaadid näiteks. Väga palju pensionäre elab Fuengirolas. Me oleme seda ise näinud, aga nad elavad siin absoluutselt igal pool. Ja siis me näeme selliseid ägedad pensionäre, kes lihtsalt jalutavad promenaadil, joovad kohvi, naudivad veini, siis nad istuvad rannas, loevad raamatut. Aga see on see, mida nagu kõik võivad seda teha. Aga kui sa siin oled, siis tegelikult siin on hästi palju erinevaid üritusi, et me oleme näinud flamenco üritusi, siis siin on kontserte, hästi palju live esinemisi on just õhtuti kohvikutes ja siis on siin kindlasti igasuguseid tantsuklubisid, kus saab käia, ma ei tea, nad tantsivad siin tangot ja siis siin on hästi palju parke, kus käia. Meil on biopark siin, et siis loomaaed, et siis sellist, mina näiteks arvan, et pensionäri teel on siin väga mõnus, eriti selle ilma pärast. Ja kui sa nagu ei taha seda päikest kohe plagi pähe, siis siin on sellised korterid, kus sa saad nagu tõmmata endale varju peale. Kõik rannad on varjudega. Et mina arvan, et pensionäril on siin mõnus. Lihtsalt sa pead kalkuleerima, mis on sinu eelarve kuus, mis sa saad kulutada, aga ma tegin väikse statistika. Ehk siis ma arvan, et ma ei tea, mis riik selle statistika tegi, seda ma ei mäleta praegu, aga on öeldud, et paar pensionär, ütleme, et kui on siis abielupaar, on ju 2 inimest, siis peab sul olema 2000 €, et sa elaksid nagu väga hästi siin ära ka. Ma ei tea, paned 2 pensionit kokku, on ju, sest see oleneb täpselt, mis su rent on, sest siin arved ei ole suured. Aga on öeldud, et kui 2000 kuni 2200 € on 2 peale kuus, siis tegelikult elab väga hästi ära. Nii, järgmine küsimus. Jah.
see on rohkem sinu teema. Vaat see on minu lemmikküsimus ja see küsimus tuleb mulle päevas vähemalt 4 korda. Kas kinnisvara rentimine on odav ja kuhu kodu rentida? Ma tegelikult võiksin rääkida sellest 5 tundi, aga ma ütlen nagu põhipointid, et kui sa tahad tulla Hispaaniasse endale kodu rentida ja kui sa tahad tulla Costa del Soli piirkonda, sellepärast et piirkonniti on kõik hinnad erinevad, siis esimene asi, mis ma sulle ütlen, on see, palun ära võrdle Eesti hindadega mitte midagi, sellepärast et see on 100–200% täiesti erinev. Ja tüüpiline eestlane, kes tuleb siia mõneks kuuks või juba tulevad inimesed ka aastaks ja rohkem, siis 100%, põhimõtteliselt 100% kõik küsivad, et ma tahan 1000 euroga rentida luksvilla. Ehk siis seda sa siit ei saa. 1000 euroga sa saad sellise pimeda, koleda, mitte päikselise, tihti ka ilma kütteta, sellise, ma toon võrdluseks Lasnamäe kuskil tagaotsas seal mingi koleda elamise, aga mitte ükski eestlane ei taha elada sellises korteris. Ehk siis palun arvesta sellega, mis hinnad on siin, tee natuke eeltööd ja küsi, sellepärast et kui mina ütlen, et sa ei saa 1000 euroga midagi ilusat, siis tihtipeale me saame sellise reaktsiooni, et me oleme siin rahaahned ja me oleme liigkasuvõtjad, aga see ei ole nii, sellepärast et siin lihtsalt on sellised hinnad. Ja kui küsida, kas on odav, siis ei ole odav. Et sul võib õnnestuda, et sa saad midagi, aga pigem ei. Ja kuna siin on süsteem selline, et siin renditakse kodusid välja septembrist kuni juunini, ehk siis see on see aeg, üldiselt tehakse leping siis 11 kuuks, eks ju. Kui tuleb see juuni, juuli, august, siis selleks perioodiks on pigem väga raske siia midagi leida ja hinnavõrdlus on siis see, et näiteks kui sa siin ranniku ääres soovid 2 magamistoaga korterit, eriti veel merevaatega ja väga vee lähedale, siis keskmiselt on nende hinnad 2000–2500 kuus. Ja see on september kuni juuni, aga juunikuus on see 2500 ühe nädala hind ja nii on. Ja me ei ole liigkasuvõtjad, vaid see on selline riik, kus on võimalik siis rentimisega omanikel raha teenida ja kuna siia tulevad üle maailma inimesed kokku, siis kui sina seda ei võta, siis võtab järgmine ja see läheb minutitega. Ja siis oli siia juurde veel, et kuhu kodu rentida. No vaata, see on ka küsimus, et kus sa tahad elada ja mis on sinu jaoks oluline. Ehk siis, kui sa tahad elada mägedes, kohe meist siin teisel pool on mägedesse minek, siis saad sa kindlasti midagi soodsamat. Kui sa tahad pidumöllu, siis mine Marbeiasse, aga arvesta ka sellega, et sealt sa ei saa alla 2000 mingit väga normaalset korterit. Ja nad on pigem sellised tagasihoidlikud, pigem vanemat tüüpi. Ja see on see, mida sa siin teha tahad vaata. Ja näiteks üks asi veel, mida ka tähelepanu on see, et kui te hakkate ise otsima, siis loomulikult on olemas siin hästi suured portaalid, kus pakutakse erinevaid üürikortereid. No oluline on idealista. Alates 750-st pildid on väga ilusad, kui tegelikult on see, et väga paljusid neid objekte on olemaski. Seal on niimoodi, et seal on pettorid ja skämmerid ja hästi palju tuleb ka, oleme juba kuulma hakanud, et seda kasutatakse hästi tihti. Nii et kui te olete nagu tõsiselt mõtlemas siiapoole tulla ja kinnisvara üüriobjekti vaadata, siis palun konsulteerige, küsige infot nende inimeste käest, kes siin tegutsevad. Ja see ei ole nagu öeldud sellepärast, et maakler räägib ja maakler tahab raha teenida, vaid me kuuleme iga päev, kuidas minnakse siis maakleritest mööda, et mitte maksta seda vahendustasu, minnaksegi sinna idealistasse ja leitaksegi midagi, makstakse raha ära ja kui sa lähed võtmed kätte saama, siis ei ole seda inimest, ei ole seda korterit üldse olemaski ja siis kirjutatakse meile tagasi, et appi, aita, mis ma teen. Mitte midagi ei tee.
oled rahast ilma ja kui sa kavatsed veel edasi niimoodi otsida, siis sa võid ka järgmine kord rahast ilma jääda, sest ükski politsei siin selle asjaga ei tegele, sest neid asju juhtub päevas tuhandeid. Ehk siis meie olemegi nii-öelda abiks siin, et me saame kätte omanikud, kui sa lähed sinna, kui sa oled alles Eestis ja tahad Eestist broneerida, et meie tegime samamoodi. Et meil sõbrad aitasid need siin, vaatasid üle, me maksime Eestist raha ära ja kõik oli kindel, et omanik on päriselt olemas ja korter on ka päriselt olemas. Aga Idevista nagu on selline koht, kus on tegelikult kõik Hispaania kinnisvarad, et ega neid portaale on väga palju, aga see on põhiline, kus on 100% kõik olemas. Ja ega siin turul on nii, et kõik objektid, mis siin on keskmiselt 20 000 objekti rendis või müügis, eks ju, ja maaklereid on sama palju, 15 kuni 20 000 ja kõik me saame müüa ja rentida täpselt ühesuguseid asju. Ehk siis väga ei ole pointi minna nii-öelda mööda, et lähen otsin tänavalt, sa saad täpselt sama asja ja sa maksad samamoodi siis büroole vahendustasu. Aga sa ei pea maakleriga tegelema, ehk siis sa võid kõik asjad ise teha. Lihtsalt palve on see, et ära siis süüdista pärast meid. Ja oled õnnetu. Nii, järgmine küsimus. Kas siin saab hakkama inglise keelega? Jaa. See piirkond, kus meie oleme, kostas olla alates Malagast kuni Marbellani. Jaa, inglise keel on see, millega saab väga hästi hakkama. Ehk siis, kui rohkem minna mägede poole või väiksematesse küladesse, siis tegelikult on olukord see, kus kohalikud eriti inglise keelt ei räägi. Ja oleme kohanud ka väikses linnas Quaros, kus meie sõbrad Maarja ja Triinu elavad. Et seal on ka hästi palju rahvusvahelist seltskonda ja seal on ka üks toidukoht, mida siis juhib üks välismaalane ja tema räägib nii inglise keelt või ka kohalikku hispaania keelt. Kui vähegi võimalik, siis kuskil söömas käia või restoranis olles või kaubanduskeskkonnas või poes, siis soovitan natukene selgeks teha elementaarsed sõnad. Ehk siis aitäh, tervist, head aega ja see näitab ka kohalikule, et sa austad. Et hispaania keelega meil siin praegu on, et tipa-tapa, tasapisi. Aga Duolingot võiks kasutada iga päev, mida meie pole nüüd tegelikult tükk aega teinud, aga ka Duolingos saab sellised põhieelementaarsed asjad teada. Üks asi veel, et kuna me oleme turistipiirkonnas tegelikult siin Costa del Solis, siis siin räägitakse inglise keelt ja igal pool. Kui sa natuke tahad praktiseerida, siis on nii, et kui sa lähed restorani ja tegelikult nii, kui sa ütled hello, siis hakkab teenindaja sinuga inglise keeles rääkima. Kui sa ütled hola, siis ta saab aru, et sa juba midagi mõikad ja siis ta isegi võib sulle tuua hispaaniakeelse menüü. Et see on sellepärast, et nad tahavad ise inglise keelt õppida. Et meil on selles suhtes keeruline, et me oleme sellises ingliskeelses keskkonnas pigem. Aga kui sa lähed siit külas, Algarrobo külasid 100 kilomeetrit Malagast veel teisele poole, siis seal ei räägi keegi hello isegi saa aru. Et mine rendi omal kodu sinna 8 kuuks ja räägid puhtalt hispaania keelt. No problem. Nii, järgmine küsimus. Toiduhinnad, oi. Nii. Jälle sellest võiks väga pika klipi teha, aga... Ja, aga meie, ütleme nii, ma korraks segan, et me ostsime Eestis ka toitu niimoodi, et me ostsime nädala kaupa. Ja kui me võrdleme, siis me ostame siin ka nädala kaupa. Meie toidupäev on üldiselt laupäeval olnud, siis tegelikult toidukorvi hind meil langes umbes 20 €. Ehk siis kui meil Eestis läks näiteks 80, siis nädala toit 2, siis siin läheb 60. Ja mõni nädal on isegi alla 50, sest see olenebki selles mõttes, kuna poekettide poolt on see, et siin on ka Lidl. Siin on ka Mercadona, eks Mercadona on ka nii-öelda siis kaubandus suur kett. Ja neid poodi on palju, et Lidli ja Mercadona vahe ongi see, et Lidlis on mõnikord soodsam kui Mercadonas ja see vastupidi. Aga need on suht ühesugused. Aga kõige kallim vist on see Carrefour. See on nagu Eestis äkki Stockmann. Et kui sa tahad iga päev käia Stockmannis toitu ostmas, siis see on sinu valik, aga meie ei käi.
ja siis põnev asi, et me käime iga teisipäev Fuengirolas turul. Me ei osta ühtegi puu- ja juurvilja enam poest, sellepärast et iga teisipäev on seal juurvilja, puuvilja turg ja väga paljud asjad on 1 euro kilo. Just täna tulime ja me ostsime, ma arvan, 2 nädala kraami ära ja see läks meil maksma mingi 20 eurot. Seal on kõik asjad. Ja et eelmisel nädalal läks meil samuti võis ka minna äkki üle 10, 15 eurot oli, ütle nii, et 10 kuni 20 eurot on turul käik, ehk siis kartulid, tomatid, kurgid, paprikad, kapsad, redised ja kartul on värske, juurvili on, puuvili on värske, need tulevad otse põllult, nii et värske kartul jaanuarist, mullased tulevad otse põllult. Ja siin on veel see, et toidupoes on puu- ja juurvili kallim kui turu peal. Aga Eestis on vastupidi, ehk siis poes on odavam kui turu peal. Ehk siis, ja täna me käisime natukene, jõudsime vist peale 11 paksult rahast täis. No, ja täna on meil, mis kuupäev? Täna on meil 16. 16 jaanuar, täna oli väga soe, täna oli ikka väga soe ilm ja täiega mõnus on, et jaanuaris on mandariinid ja apelsiinid ja maasikad, praegu on maasikahooaeg. Maasika kilo oli 3 eurot ja mandariinid, apelsiinid, õunad, sellised asjad on kõik 1 eur kilo ja nad on väga maitsvad, ehk siis nad on otse puu otsast tulnud ja lehed on kõik küljes ja see on äge. Aga siin on toit odavam kindlalt. Nii, viimane küsimus. Kui palju peab raha olema, et Hispaaniasse kolida? Palun väga. Need, kes tahavad siia reaalselt nagu elama tulla, siis meie soovitus on see, et sul peab olema puhver. Sul peab olema mingisugune back-up, sellepärast, et miinimum pool aastat. Miinimum pool aastat, mille sees on siis see, et sul arvestad sellega, et sul peaks olema võimalus tasuda üüriraha, sul peaks olema toidu jaoks, kütus ja näiteks ka see, et toit. Kui sa tahad tulla oma autoga, siis on ka see võimalik täiesti oma autoga siin hakkama saada. Et jah, ega need, kes arvavad seda, et mul on palgas 1000 eurot, et ma tuleksin elama Hispaaniasse, siis ei. Siia ei oota sind mitte keegi selles mõttes, et väga palju on eestlased Hispaanias grupis. Iga päev me näeme neid kuulutusi, et ma tahan tulla Hispaaniasse. Mis tööd teil on pakkuda? Ehk siis aus vastus on see, mitte keegi ei paku mitte midagi. Hispaanlane ei ole huvitatud sellest, et sina tuled siia ja tema pakub sulle töökohta. Ja sa võid saada suvel randa teenindajaks või selliseid juhuotsi teha, aga selleks peab sul olema keelsuus. See on esimene, sa pead rääkima hispaania keelt. Sul peab olema CV hispaania keeles pigem, sest sa pead minema sellega kohale. Keegi siin meile ei loe. Kui sa helistad Eesti numbrilt, siis nad ei vasta su telefonile ja siis sa käid ja otsid ja nii see ei ole. Kui sa tuled siia, siis ideaalne on see, et kui sul on Eestis töö kaasas, teed seda kaugtööna või sul on ettevõtte Eestist, mida sa saad siin juhtida või eestlased tulevad ka siia, kes loovad siia oma tütarettevõtet, et siin toimetada. Aga niimoodi, et sul on paar tuhat eurot arve peal ja sa tuled seda head õnne manna roosa lahtusi otsima, see ei ole nii. Kõik võitlevad enda eest, inimesi on palju, kõik tahavad toimetada, teha, lihtsalt mõtle see väga läbi. Meie mõtlesime ka päris pikalt seda läbi, kogusime ka endale puhvrit, et kui meiega midagi peaks juhtuma, siis me ei pea kohe järgmine kuu tagasi Eestisse kolima, aga sa pead olema ise hästi tubli, hästi hakkaja, igalt poolt otsima, hästi palju suhtlema inimestega, hästi palju kontakte looma ja siin täpselt ei ole nii, et sa saadad neid meile ja ootad, et keegi sulle vastuse saadab ja tulema tahan sind tööle, vaid reaalselt lähed ja käid ja kammid ja otsid. Aga ütleme nii, et pigem teevad seda noored inimesed, sellised seljakotiga. Meie vanused eriti ei tegele sellega, et nad käivad ja kammivad ja kraabivad uksetaguseid, et see ei ole nii.
ja need, kes vaatavad seda ja tahavad tulla siia näiteks oma autoga, siis kirjutage meile, jätke kommentaar YouTube'i lingi alla, et siis me jagame ka juhiseid. Me tegime ka väikse kokkuvõtte sellega, kuidas siis tulla autoga Hispaaniasse. Meie läbisime ära kenasti, saame anda ka soovitusi, milliseid teed valida, millised tähelepanekud ja nõuanded. Et jah, kallis eestlane, kes sa seda vaatad, siis mõtle enne, kui tegutsed. Ehk siis eeltöö. Ehk siis, et tulla siia, pead sa olema selleks valmis, et sul on olemas kõik läbi mõeldud. Aga muidugi on neid, kes tahavad tulla lihtsalt seljaga selja ja nad tulevad. Nii on ka võimalik. Palun väga. Pole üldse probleemi. Aga kui teil on veel mingeid küsimusi, mis väga huvi pakub, siis kirjutage alla kommentaaridesse ja äkki vastame näiteks iga video ühele küsimusele. Kuuma ala külmkappi pane jahutuse kiirelt maha ja pane süga külma. Ja tegelikult vaadake, et minu ämm on see. Selleks saab pärast teha passu. Aga kus me oleme tulnud täna? Me oleme Koinis. Siin on hobused ja siin on meie sõbra Triinu hobune. Ja neil on praegu lõunaaeg. Me oleme täitsa maal. Vaata, kui ilusad mäed seal on. Mõtle, kui ilus elu siin hobustel on. Elavad siin oliivipuude vahel ja nusivad apelsini. Ja ma ei tea, vist apelsini ei söö, aga vaata siin on. Kohe me vaatame Triinu hobust ka. Kes see tuleb? Vaata! Triinu tuleb! Oliivid, mis on küpsanud, nendest tehakse õli, aga ma pole kunagi proovinud otse puu otsast oliivi, nagu täiesti toores oliiv. Ma ütleks, et ta on nagu must ploom, mis on hästi mõru, aga hästi mahlane ja tundub siuke hästi rasvane.
ja ka nii seda ei saa süüa. Aga nad on valmis. Nad on pehmed. Näe, hobune sööb. Võta, ma teen sellest story.